Fotograafia kipub üldises arvamuses olema selline hetke tabamine ja tõelu dokumenteerimine. Aga tegelikult see on kõige igavam osa fotograafiast, et kõige huvitavam osa fotograafiast on see, kui minna reaalsusest väljapoole. Ja see, mis ma siin just tegin, selle nimi on valgusmaal ja selle tulemus on selline. Alustama peab sellest, et teil peab olema kaamera üllataval kombel. Teiseks, kui öösel teha selliseid huvitava valgusega pilte, on alati vaja statiivi. Kolmandaks on kindlasti vaja distantspäästikut. Distantspäästikut selle jaoks, et me tegelikult ei tea mitte kunagi, kui kaua meil aega kulub. Ja lõpuks peab paika panema kaamera seaded. Kaamera kindlasti olema manuaalrežiimis ja peab olema bulb-režiimis ehk siis selles võtterežiimis, kus päästik on või katik on lahti täpselt nii kaua kui kästud, mitte kindel arv sekundeid. Ja selle jaoks ongi distantspäästik, sellepärast et sellega saab öelda, et nüüd pane katik lahti ja nüüd on katik kinni. Ja kõik, mis vahepeal toimub, see jäädvustatakse ühe pildina. Ja pildistama peaks kindlasti toorfaili, sellepärast et kuna säri on kõikuv, siis saab toorfailis säri hiljem parandada mõnda jagu. Säriajad tulevad siin päris pikad. Üldiselt võiks arvestada niimoodi, et oleks mugavalt aega askeldada pildi peal kuskil minuti ajaga ja peaks enne tegema paar proovipilti, et kõik taust jääks ilusti säritatud umbes minuti ajaga ja üritada umbes minuti ajaga hakkama saada. Ja kui tausta õige säritus on kätte saadud, siis pole muud, kui Lauri lülitab oma tule nüüd välja, et see ei häiriks meie pildikest. Siis ma teen katiku lahti, lippan pildi peale ja asun joonistama. Kuna meil stuudioassistente ei ole, siis ma joonistan endale enda oma. Üldiselt ise peaks hoidma võimalikult varju ja vahepeal liikuma, et minu kujutis ei jääks pildi peale väga nähtav. Ja nüüd Lauri laseb ühe välguga, et minu kujutis jääks pildile. Ja vaatame, mis siit välja tuli. Laseme katiku kinni. Pilt siis tuli selline, kus Anton jalutab oma kujuteldava stuudioassistendiga. Nii kaua, kui ma seal ringi kaksan ja joonistan, nii kaua ma peaksin püsima võimalikult varjus, et mina ei salvestaks enda kujutist ja pean ka vahetama positsioone, et ma ei tekitaks ühte varju ühe koha peale. Ja siis ma astusin kõrvale ja Lauri tegi ühe välgu ja see oli selle jaoks, et tekitada selline kujutis, mida mina tahan, mitte selline hägune kujutis, kus ma ringi liigun. Lisaks sinna pildile. Ehk siis pildile kogu selle pika aja jooksul jäädvustub see äärmiselt kehvasti valgustatud allee, salvestub tugevalt valgustatud jooned, mis ma joonistan, ja salvestub välgu poolt tugevalt valgustatud mina. 3 elementi ühe palli peal koos. See, mis mina siin tegin, see on lõpptulemusena suhteliselt selline lastepärane tulemus. Aga osavad inimesed oskavad teha tõsiselt häid kunstiteoseid niimoodi. Ja on väga palju erinevaid taktikaid, kuidas seda teha. See, mis mina tegin, oli see, et ma näitasin valgust kaamera poole ja joonistasin triipe. Aga nende samade triipudega on võimalik saavutada palju parem efekt, kui liikuda ruumiliselt, liikuda kaamerale lähemale, liikuda kaugemale. Ja tuleb täiesti 3-mõõtmeline efekt. Teine asi, mis saab teha, on see, et mitte näidata lampi kaamera poole, vaid lampi just kaamera eest varjata ja valgustada objekti mööda erinevaid pindasid. Ja sellega saavutatakse selline väga huvitav efekt, nagu objekt helendaks. Mitte valgus ei paistu objekti peale, vaid objekt ise helendaks.
Ja muidugi valgustega saab erinevatega mängida, säraküünaldega saab väga ägedaid asju teha. Ja saab siia panna värvilisi filtreid ette, saavutada erinevaid värvivalgusi, panna siia ette selline suur siidriidest kera, teha suuremõõtmeline valgus, millega ringi joosta. Piiriks on põhimõtteliselt ainult fantaasia. Nii et pimedad ajad on käes, kaamera statiivile, mingisugune valgust eritav asi kätte ja õue lõbutsema. Point TV soovib teile edu!